Euroopa meistrivõistlustel meie alagrupi üks tugevamaid meeskondi Island ei andnud külla sõitnud Eesti koondisele armu. Meie meeskonna mängus andis tunda ka ühe põhitegija Marius Lepa haiguse tõttu puudumine. Eriti suurelt tuli olümpia hõbedameeskonna tugevus välja esimesel poolajal, mil visati 20 väravat Eesti 8 vastu. Islandlased olid väga kõrgest klassist ja ütleme kõik meie eksimused esimesel poolajal, rünnaku eksimused kõik peaaegu ilmeeksimatult karistati ära. Meie poole pealt vaadates paranes mängupilt oluliselt teisel poolajal, kui vastaste 18 väravale suudeti vastata 16 tabamusega. Koondise peatreeneri Kalmer Pustingu sõnul ei saaks öelda, et islandlased teist poolaega lõdvemalt mängisid, hoopis võrdsustusid mõlema meeskonna mängulised oskused. Üha enam õnnestusid mängujuhi kohta täitnud Mait Patralli sooritused, mis tõid võimsust juurde rünnakutel. Patralli arvele jäi koondise parimana 8 väravat. Sellest hoolimata tuli leppida suure 24-38 kaotusega. Teine poolaeg oli otsast lõpuni võrdne. Ta oli mitte ainult skoori alusel, vaid ta oli tegelikult mängupildilt ka võrdne. Olid üksikud rumalad eksimused, aga ta oli täiesti võrdne. Aga rahule ei saa jääda kuidagi esimese poolaega. Eesti jätkab Euroopa meistrivõistluste valikmänge juunis.